Iisraeli valimiskampaania algab sisuliselt täna õhtul, kuid enne seda tehakse veel viimane seadusandlik pingutus. Knesset lõpetab ühe kõige tormilisema ametiaja riigi ajaloos. Valimised toimuvad 27. oktoobril ja Knesset saadetakse laiali homme. Oma viimastel tundidel on koalitsioon nõrgendanud peaprokuröri volitusi, kaitsnud ultraortodokseid ajateenistusest kõrvalehoidjaid ning laiendanud sooliselt eraldatud akadeemilisi programme. Knesset võttis vastu 2 seadust, mille eesmärk on kaitsta Haredi Yeshiva õpilasi ajateenistusse kutsumise eest, sealhulgas ajutise keelu ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamisele ning põhiseadusliku seaduse, mis tunnustab toora õppimist kui põhiväärtust. Koalitsioon kiitis heaks ka vabatahtlikult sooliselt eraldatud õpperühmad magistri- ja doktoriõppes, hoolimata ülikoolide juhtide hoiatustest, et see võib institutsionaliseerida diskrimineerimist. Kuid laiemat ja alalist haredide ajateenistusest vabastamise seadust ei võetud vastu ning ülekohus on juba ajutise vahistamiskeelu peatanud. See on vaid pilguheit mõnest sündmusest, mis praegu Knessetis aset leiavad. Et sellest kõigest paremini aru saada, on meil stuudios poliitikaanalüütik Gil Hoffmann. Gil, aitäh, et oled siin minuga i24 News ingliskeelses stuudios. Palju toimub veel praegu neil viimastel tundidel enne Knesseti laialisaatmist? Kõigi nende seaduseelnõude hulgast, mis enne laialisaatmist lauale pannakse, millist neist peaksime sinu arvates kõige rohkem tähelepanu pöörama? Peaprokuröri positsiooni on tulevikuks väga tõsisel moel nõrgestatud. Järgmine Knesset, kui peaminister uuesti valitakse, võib ta kohe ametist vabastada. Ja siis muutub peaprokuröri roll drastiliselt. Ning Iisraelist saab riik, mille õigusriigi põhimõtte üle me kogu maailmas uhkust tunneme. Ütleme nii, et me ei saa selle üle enam nii palju uhkust tunda. Me muutume veidi rohkem Ungari sarnaseks. Ja see ongi see muutus, mida me kohe tunneme. Meediaeelnõu on midagi, mis annaks teatud kanalitele rohkem võimu ja nõrgestaks teisi kanaleid. Ja see võeti ametlikult vastu? Mitte ametlikult seaduseks saanud. Ja kõik, kes lootsid näha mingit eelnõu, mis algataks uurimiskomisjoni 7. oktoobri sündmuste kohta, neil hakkab selleks aeg otsa saama. Tundub, et see ei jõua läbi minna ja peaks ootama veel 6 kuud, kuni tuleb uus Knesset, mis saaks sellise asja vastu võtta. Nii et see on viimane pingutus. Kas see aitab Netanyahu blokki või annab see opositsioonile nende kampaania sõnumi? Sest alates homsest läheb kampaania tõeliselt käima. See on suurepärane küsimus, Mikol, ja meil läheb 2 kuud aega, et sellele vastus leida, kuigi tõenäoline vastus on mõlema. Tead, ultraortodoksid tahtsid kindlasti vähemalt teeselda, et nad aitavad oma valijaid. Tead, seaduseelnõu vastuvõtmine, mille ülemkohus 24 tunni jooksul peatas, näitas minu arvates seda silmakirjalikkust, et nad tegelikult ainult teesklevad. Netanyahu, kui ta usub, et tema valijad hoolivad rohkem ajakirjanduse ja peaprokuröri nõrgestamisest kui teenimisest Iisraeli kaitseväes ja vabast ajakirjandusest, siis olgu nii. Küsitlused on tema poolel. Noh, mida viimased küsitlused ütlevad? No, 2 minutit tagasi oli küsitlus i24 News English heebrakeelsel kanalil ja esimest korda sellel kanalil näitas see, et Gadi Eisenkot sobib peaministriks paremini kui Netanyahu. On ka teisi kanaleid, kus erinevad küsitlused on seda juba nädalaid öelnud. Kanal 13 küsitlus näitas esimest korda, et Eisenkot suudab Knessetis moodustada 61 koha suuruse enamuse 120-st ilma, et Araabia partei teda toetaks. Ja see ongi kogu aeg olnud tema eesmärk. Mida me näeme Likudi sees? Täna ei toimunud hääletust, mis oleks pidanud laiendama Netanyahu kontrolli partei nimekirja üle. Aga mida peaksime partei sees lähiajal või järgmistel kuudel ootama? See on nüüd mitu korda edasi lükatud ja tead, ma olen kajastanud nii palju valimisi Likudis, need on väga värvikad. Kõik kandidaadid tulevad Tel Avivi messikeskusesse, suruvad kätte, suudnevad lapsi. See on üks valimiste lõbusamaid osi. Ja Netanyahu tegi selle veelgi lõbusamaks, sest ta tuli Ameerikast ja tal oli ameerikalik vaatenurk. Ta rentis konditsioneeriga Haagis suvila ja käis iga 20 minuti tagant duši all ning vahetas riideid. Ja samal ajal, kui kõik teised kandidaadid olid higist läbi, nägi Netanyahu välja laitmatu. Aga see ei sobi Netanyahule enam. Ta tahaks ise oma nimekirja kontrollida, vaenlasi karistada ja sõpru edutada. Ja mida kauem see kestab, mida rohkem see viibib, seda rohkem. Tõenäoliselt saab olema mingisugune komisjon, mida ta ise juhib ja mis paneb nimekirja ise paika.
välja arvatud juhul, kui on Knesseti liikmeid ja ministreid, kes suudavad tema vastu võidelda, mis juhtub Likudis harva. Nii et see kõik valmistab ette valimisteks. Kill, kui Knesset homme laiali saadetakse, mis edasi saab kuni 27. oktoobrini? Sa ei saa minna ühtegi kaubanduskeskusesse ilma, et näeksid mõnda kandidaati. Tead, see pole nagu Ameerikas, kus on ainult 2 parteid ja mitte liiga palju kandidaate. Siin on meil 30 parteid. Tead, me ei tea veel, kas tuleb teine Likudi tüüpi partei, kus kandideerivad endised ministrid, nagu Juliad või Daniel Elitšikad, mis võiks asja huvitavamaks teha. Me ei tea veel, kas tuleb mõni viskame vanad välja tüüpi partei, kus ei kandideeri ühtegi praegust Knesseti liiget. See saab olema pikk kampaania. 7. september on päev, mil tuleb kandidaadid esitada. See on veel kaugel. Kõigepealt on tähtajaks praegustel poliitikakujundajatel, peadirektoritel ja erinevatel riigiametnikel oma ametikohalt lahkuda, et kandideerida. Ja me näeme seal mõningaid huvitavaid nimesid. Nii et tundub, et meil on veel palju arutada siin i24 Newsi ingliskeelses stuudios lähinädalatel ja kuudel. Kindlasti Kill Hoffmann alati poliitilise ülevaatega. Väga tore, et sa meiega oled. Aitäh, rõõm!